Hei, ma olen Liis Lemsalu ja täna mina rääklen oma lugu Tähed me jalge all. Tähed me jalge all on ikka armastuslugu, ma arvan, jaa. Kellest või millest? Elust. Elust. See sõnum, mille peale ma siis tegelikult kirjutades ei mõelnud, need sõnad üldjuhul alati leiavad tee minuni. Et see sõnum kuidagi jooksis kokku lõpuks, et see muutus selliseks nagu üheks tervikuks, aga algselt ma lihtsalt ei teadnudki, kuhu ma lähen, kuhu ma tüürin. Aga eks see sõnum ole selline ikkagi personaalne. Ma ei saa mitte midagi teha, ma alati üritan kirjutada mitte personaalseid lugusid, aga noh, see veel ei tule mul välja. Nii toimib minu enda jaoks ja mulle nii meeldib seda laulda. Salm on ka tore, aga kuidagi see refrään on veel eriti selline tugev refrään minu enda jaoks. Ma mäletan, et kui ma olin 20, 21, 19, siis ma väga jumaldasin ja olin hästi selline alternatiivne, just muusikakuulaja. Ja minu jaoks oli hästi tähtis, et kõik need lood, mida ma siis kuulan, et need oleksid just leitud, keegi teine neid ei kuula, keegi teine veel ei teagi, et selline bänd on olemas. Et siis minu jaoks oli väga kuidagi teemas olla eristuv. Aga nüüd ma ikkagi saan aru, et ma olen ikkagi see popi tšikk. Aga pop on tänapäeval läinud nagu nii laiaks ka, et see ei ole enam võib-olla see NSYNC või Backstreet Boys või Britney Spears, et siin on nagu nii palju erinevaid variante. Ja ma ikkagi tunnen ennast väga kindlalt popis ja seda lauldes. Sest ma naudin seda, mulle meeldib. Kes on minusse armunud olnud läbi aegade? Raske küsimus. Aga mul on olnud sellised juhtumid, kus inimesed, kes siis on juba suhtes ja neil on kõik juba edasi läinud oma eludega ja meie vahel oli ainult sõprus ja siis mingi hetk ta siis ütles, et Liis, et tegelikult ma olen sinusse väga pikalt armunud olnud, et see oli päris üllatav minu jaoks, sest et ma ei oodanud seda. Aga jaa, me oleme ikka sõbrad edasi ja kõik on tegelikkuses väga hästi, aga lihtsalt see tuli üpris ootamatult. Ja ma olen üsna jah-ütleja, ma ütlen üsna palju jah, tulen vastu, aga minu üks suur ei läks, ma ei hakka nimetama millele või kellele, aga mulle tehti üks selline filmipakkumine, et siis uuesti näidelda, aga ma tundsin, et see Eia Jõulud tondikakul ei ole minust veel lahti lasknud ja mina ei ole sellest ka, et ma lihtsalt ei ole valmis ennast uuesti proovile panema, seega ei läks ühele pakkumisele ja filmipakkumisele. Okei, jaa, algab siis nii. Kui tähed sajavad must mööda, ma ennast tagurpidi pööran. Ja see ongi esimene salm, see on väga lühike. Kui ma siis need sõnad kirjutasin, siis ma mõtlesin selle peale, kuidas, kui me vaatame üldjuhul taevasse ja me näeme taevatähti ja kui on see langev täht, siis me saame öelda soovi või mõelda, et mida me tahaks, et oleks teistmoodi. Aga ma üritasin mõelda, et kui need tähed sajavad must mööda, sinust mööda, ehk siis sa ei näe neid. Sul ei ole võimalus kuidagi, millegipärast on see raskendatud, nende tähtede nägemine, aga sa annad endast ikkagi parema ja sa pöörad ennast nagu tagurpidi, et siis näha neid. Homsik, kui ma näen, annab mulle vastuseid. Ja siis on siin see back. Sa lubasid, et tuld ei kustuta. Homsik, kui ma näen, annab mulle vastuseid. See on lihtsalt see järjekordne viide sellele, et kui ikkagi see homne tuleb, siis ma saan aru võib-olla, mille pärast ma neid
tähti siis ei näinud või mille pärast ma olen selles kohas. Ja siis back'i-partii, mis ütleb, et sa lubasid, et tuld ei kustuta, see on lihtsalt võib-olla see meenutus sellele inimesele, et võib-olla on, mitte võib-olla, aga on öeldud mingisuguseid asju ja nüüd justkui võiks hoida kinni nendest kokkulepetest. Appikene, mida ma kirjutanud olen. Okei, vaatame edasi. Õhtus käigub hääl, pöörleb aina mõtteid, siis uuesti see back, vabadus, mis on teel, end selja taha peidab. Okei, õhtus käigub hääl. See on selline nagu luuleline vorm, et õhtus käigub hääl, pöörleb aina mõtetes, et sa justkui mõtled ikkagi, ma kuidagi kujutasin ette, et see on õhtul kirjutatud või kuidagi, et ümber on nii-öelda nagu pime öö ja sellepärast nii-öelda uuesti need õhtud. Ja siis, kui sa vaatasid neid tähti, mida sa siis kahjuks ei näinud ja sa keerasid ennast tagurpidi, et see tunne on sul meeles ja see kogu aeg, ühesõnaga sa ei taha sinust lahti lasta ja siis sa mõtled sellele tagasi, sellele õhtule. Ja siis on nii-öelda see lootuskiir, et ikkagi pimedus, mis on teel, end seina taha peidab, mis on hästi selline metafooriline, aga tähendab lihtsalt seda, et kui see valgus nüüd peaks tulema, mida see inimene tegelikult nagu kogu aeg loodab, et ta näeb neid tähti, et see kõik läheks nagu hästi, et siis see on tegelikult nagu tulemas. Boom. Sõidame kaugele ja jõuame äärele. Sõidame kaugele, jõuame äärele, et inimestele on pahatihti selline arusaam, et kui me sõidame kaugele või me lähme ära selles kohas, kus on raske, siis justkui see mure kaob ära. Ja siis, kui ma seda kirjutasin, mul oligi mõte see, et me sõidame kaugele, aga see mõte on, et aga me jõuame ikkagi äärele. Et see ei olene, see distants ei olene sellest, kas see mure kaob või kao. Et ikkagi lõpuks sa jõuad endiselt sinna sama kohta, kui sa ei tegele siis selle asjaga, millega sa võiksid ja peaksid tegelema. Suhulit ma lauseid loen, ainult tähed või jalge all. Suhulit ma lauseid loen. See on lihtsalt see metafooriline, see kuidagi tuli. Sellel ei ole vist liialt suur tähendus minu enda jaoks, aga minu meelest see sobis sinna. Ja ainult tähed me jalge all. Ja kuna me mõtleme ja ka mina mõtlesin ja ma arvan, et väga paljud vaatajad ja publik mõtleb ka, et tähed me jalge all on tegelikult selline ilus ja nagu lüüriline ja väga romantiline lause, mis siis peaks tähendama just ainult seda head ja ilusat, siis ma mõtlesin enda tähed me jalge all versioonile ikkagi, et need tähed on ikkagi ebamugavad, nad on teravad tähed ja nende peal ikkagi ei ole mugav olla, aga sa ikkagi oled. Et see on natuke selline vastuolu. Et tähed on ilusad ja toredad, kui sa oled ikkagi nagu nende peal, tähed on su jalge all, siis tegelikult ei ole päris nii mõnus. Ja siis läheb edasi, et kui sa vaid ootaks mind, siis ma teaks, see on jääv. Siis põhimõtteliselt ma tulen uuesti tagasi selle juurde, et on omavahel siis midagi varemalt öeldud ja siis justkui see mõte, et see oleks ikkagi tore, kui see inimene nii-öelda ootaks, kuni kõik saab ja läheb paremaks. Et siis, kui ta ootab, siis sa tead, et see ongi jääv. Ja kui hommik vara ärkab, su samme tuules, et ma märkan. Mul on väga suur ühisosa hommiku ja tuulega, et ma vaatan, et ma ikka üritan neid igasse lukku niimoodi vaikselt sisse niimoodi paisata. Et minu jaoks tähendab see hommiku ärkamine on uuesti justkui see võimalus, et uuesti proovida ja kuidagi kõik on nagu uus ja vaatame, kuidas läheb. Ja su samme tuules ja sa märkan. See on pigem ka jälle selline metafooriline lause, et inimene ei ole su lähedal, aga sa
sa ikkagi kuidagi tajud tema kohalolekut ja läbi tuule, mis tegelikult ei ole võimalik. Tada, see ei ole võimalik. Mina ei tea, et see oleks võimalik. Aga see ongi selline võib-olla hästi unistav lause, mis siis peegeldab seda igatsust ja sellist poolt. See on jääv. Ma ei tea, sellepärast ma küsingi. Siis ma teaks, et see on jääv. Et ma arvan, et inimesed loodavad ja tahavad hästi palju teada. Meil see usk kaob ikkagi viimasena. Aga ka mina ei tea, kas on jääv või ei ole. Issand, see läheb nii dramaatiliseks. Aga vaatab. Täiega aitäh sulle, kõige hea. Aha, cool. Sest sul tuleb edasi. Need on kõik kordused ja. Ja siis on olemas